Iisraeli seekel muutub järjest tugevamaks, kuid paljude Iisraeli ettevõtete jaoks on see tugevus muutumas üha suuremaks probleemiks. Dollar on nüüd esimest korda aastate jooksul langenud alla 3 seekli, mis survestab eksportijaid ja eriti Iisraeli kõrgtehnoloogia sektorit, kus ettevõtted teenivad tulu dollarites, kuid maksavad palku seeklites. Ärijuhid hoiatavad, et kui see trend jätkub koos kasvavate tööjõukulude ja tehisintellekti revolutsiooniga, võivad mõned ettevõtted kolida välismaale või isegi täielikult kokku kukkuda. Meie heebreakeelse sõsarkanali korrespondent Adi Cohen annab sellest raportis rohkem teavet. Iraani konfliktist tingitud pingete ja USA aktsiaturgude järskude kõikumiste taustal on dollar sel nädalal šekli suhtes stabiliseerumas, nüüd juba 2-ga algava kursiga, mis raputab mitte ainult turge, vaid ka Iisraeli majandust ja selle vedurit. Enamik ettevõtteid müüb dollaritest, nad ekspordivad, samal ajal kui nad maksavad siin riigis palka šeklites. Nagu me teame, palgad tõusevad kogu aeg ja kui sa müüd dollarites, aga dollari kurss langeb, siis kasumlikkus väheneb. Kogu kõrgtehnoloogia sektor on tormis. Dollari kurss teeb suuri kahjusid ja tegelikult kõik, kes müüvad dollarites ja maksavad tehinguid šeklites, saavad sellest olukorrast väga tugevalt kannatada. Kuna see sektor põhineb teenuste ekspordil välismaale ja on väga haavatav valuutakõikumiste suhtes, on Iisraeli kõrgtehnoloogia juba mõnda aega saanud tugeva löögi madala dollari kursi tõttu ning tagajärjed on juba hakanud koha peal tunda andma. Kui dollari kurss tugevneb ja me näeme erinevusi šekli ja dollari vahel ning ettevõtted ei kasuta olemasolevaid riskimaandamise instrumente, siis näeme selles kõrgtehnoloogia sektoris täielikku vokkuvarisemist. Aga me näeme 2 nähtust. Kas ettevõtted sulgevad uksed või pole neil muud valikut, kui oma tööjõud välja viia ning enamik tööst tarnijatega tehakse siis välismaal. Iisraeli töötaja maksab 10 000 seekleid kuus. Kui sa võtad terve meeskonna, on see miljoneid seekleid aastas, samal ajal kui tema kolleeg Ukrainast, Poolast või Argentiinast võib maksta 40–60% sellest summast. Nii et aastases arvestuses on see väga märkimisväärne. Madala dollari vahetuskursi ja tehisintellekti revolutsiooni ristumiskohas tekib tõeline maavärin. Need 2 asja, kas dollar jääb samale tasemele või dollar langeb, on kogu tehnoloogiasektorile laastavad. Ettevõtted lihtsalt teevad otsuseid ja nagu tehnoloogiasektorile omane, tegutsetakse kiiresti. Otsused tehakse ja viiakse kohe ellu. Märvamiste aktiivsus viimastel kuudel ei tulene ainult dollari stabiilsusest, vaid ka kõigest, mis toimub AI revolutsiooni ümber. Töötajad peavad mõistma, et nad ei saa nõuda väga kõrgeid palku, kui on olemas odavamaid alternatiive ja nad ise ei too mingit lisaväärtust. Aasta algusest alates on dollar langenud seekli suhtes 9% ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19%. Kui see trend jätkub, on olukord eriti katastroofiline Iisraeli kõrgtehnoloogiatööstusele. Mõned ütleksid, et see on tõeline surmahoop. Ma arvan, et Iisraeli pank peaks sekkuma võib-olla järk-järgult. On ka reservid, millega Iisraeli pank saab sekkuda, aga siin peab olema riigi sekkumine, see ei saa niimoodi jätkuda. Ma arvan, et Iisraeli pank oleks pidanud juba ammu sekkuma, aga pole seda veel teinud, sest madal vahetuskurss kahjustab paljusid ettevõtteid. Meie Kõrgtehnoloogia Liidus kutsume kõigepealt üles Iisraeli panga presidenti ja rahandusministrit rääkima ja kõigi arvamust kuulda võtma. Nende praegune sekkumise puudumine teeb olukorra kõige hullemaks, me ei tea, mida oodata. Ja on väga raske tulevikuks tööplaane koostada. Seega, samal ajal kui Iisraeli tarbijad hakkavad harjuma dollari uue kursiga, on Iisraeli eksportijate ja kõrgtehnoloogia ettevõtete seas pinged tõusmas. Ja koos sellega kasvab surve Iisraeli pangale ja otsustajatele Jeruusalemmas, et nad lõpetaksid kõrvaltvaataja rolli selles, mis ei tundu olevat lihtsalt järjekordne mööduv sündmus, vaid võib olla majandusliku kokkuvarisemise algus.